üks kõige olulisemaid mõtteid, mille järgi ma elus toimetan, ongi see, et kui kuidagi ei saa, siis kurat kuidagi peab saama. Siim Huumist toodame disainkeriseid ja interaktiivseid sauna juhtseadmeid. Meie Huum erineb turul olevatest konkurentidest oma kõrgema kvaliteedi ja parema disaini väärtuspakkumise poolest. Ettevõtlusega sai alustatud juba päris ülikooli alguses ja meenub kõige enam selle juures raske füüsiline töö ja toodete fotografeerimine, millesse sai väga-väga palju energiat pandud ja äri arenedes siis märkasin turul tühja kohta disain keriste osas, millel oleks ka suur kivide mass. Ja sealt edasi arenes juba idee oma toodetega edasi minna. Mõistmine, et Huumil kui ettevõtmisel on kandepinda, tekkis täpselt 2014 aasta jaanuaris, kui me tulime turule. Ja meist kirjutati esimesed artiklid ja esimese nädala jooksul võttis meiega ühendust kõik peale ühe ehitusketi kogu Eesti peal. Ja sealt hakkas asi päris kiiresti rulluma ja seal enam tagasiteed ei olnud. Ja esimesed kerised said kokku pandud 20-ruuduses nõukaaegses garaažis, kuhu sai veetud toormaterjal, kus siis 2 sõbrameest garaaži ees suvel komplekteerisid Saku laudade peal esimesed 70 kerist ja siis nädalavahetuse lõpuks, kui garaaži ukse kinni pandi, siis väga täpselt mahtusid valmis keriste kastide katteks kinni minema. 3 põhilist asja, mida siis jälgida oma toimetamiste juures. Minu meelest esiteks on oluline teha seda, mida sa ise naudid ja millesse sa usud. Teiseks, kui sa teed kellegagi koostööd, siis on oluline, et see on kasulik mõlemale osapoolele. Ainult nõnda on võimalik üles ehitada pikaajalist koostööd. Ja kõige tähtsam asi võib-olla isegi on see, et teha maailmas midagi erilist. Edu on minu jaoks kõige laiemas mõttes arusaamine ja äratundmine, et minul ja mu lähedastel inimestel on kõik baasvajadused kaetud ja et nad tunnevad ennast hästi ja turvaliselt. Ma arvan, et just Huumi ja sauna küttekehade tööelus või protsessis kõige raskemad olid need hetked, kus päris alguses sai toodet arendatud. Ja kui sai valmis esimene funktsionaalne prototüüp kerisest kui sellisest ja see prototüüp oli väga-väga kole, seda oli väga kallis toota ja ta ei erinenud mitte milleski. Aga õnneks siis me jõudsime läbi EAS-i koostööle Eesti Kunstiakadeemiaga, kus siis tudengitel tuli palju toredaid ideid ja kulus veel 2 aastat 4 erineva metalli ettevõttega tootearendust ja umbes 8 aastaga oligi Sipsti esimene müügivalmis toode valmis. Meil kõigil ja ükskõik mis ametialal on alati neid osasid meie tööst, mis meil ei meeldi teha. Päris kindlasti ei meeldi mulle või ma ei naudi inimestele negatiivset tagasiside andmist. Et see on kindlasti juhipositsioonil üks keerulisemaid asju. Selleks, et neid pikki arendusprotsesse mentaalselt välja kanda, minu jaoks ongi olnud väga oluliseks toeks vanaisa õpetatud sõnad, mida ta kasutas ka saunalal. Ja need olid siis, et kui kuidagi ei saa, siis kurat kuidagi peab saama. Ja seda on siis maast madalast õpetatud ja see on ka mõtteviisina enesele sisse jäänud. Siim on maailma parim unustaja.